Tere sulle, imeline hing, kes sa oled alustamas oma teekonda selle teenindaja video baarskursuses. Mina olen Rain Tunger, täna 42-aastane, olen toimetanud nii hotellides kui ka restoranide teeninduses 26 aastat ja järgmise 10 minutiga ma annan sulle edasi kõige olulisema, mis aitab sul suhestuda oma rolliga, et teha oma tööd maksimaalselt hästi ja mitte ainult selleks, et rõõmustada külalist, vaid ennekõike rõõmustada ka iseennast. Ehk tunda uhkust ja rõõmu selle üle, mida sa teed, sest päeva lõpus me teeme kõike iseenda pärast ja kui sa lähed õhtul tundega magama, et sa tegid midagi olulist ja sa tegid seda hästi, siis on sinu ööuni garanteeritud, pluss töötahe järgmisel päeval vapralt jälle olemas. Nüüd aga, et alustame kõige olulisemast. Kõige olulisem on see, et teenindajaks olemine on privileeg. Ja mida ma sellega mõtlen? Esiteks on see valdkond, kus sa arened maksimaalselt palju ja see kõik on ettevalmistus sinu ülejäänud eluks, sest ükskõik mis rolli sa edendad tulevikus, oled sa igal juhul teenindaja. Kas kui sinust saab ka Eesti Vabariigi president, oled sa Eesti Vabariigi kodanike teenistuses. Kui sinust saab advokaat või arst, siis täpselt samamoodi oled sa jälle inimeste teenistuses. Mis tähendab seda, et sa pead oskama inimestega suhelda, nendele läheneda ja nende eest hoolt kandma ja neid ennekõike mõistma ja osata kuulata ning suhelda. Mis ma veel mõtlen, et väärtusta enda tööd. Tänapäeva ühiskonnas mingil põhjusel teenindaja roll justkui ei ole liigselt väärtustatud. Ja samas ütlen oma kogemusest, et see ei ole absoluutselt lihtne töö. Nii et väga huvitav paradoks. Raske töö, aga mida ei väärtustada. Järelikult, et seda muuta, tuleb alustada ennekõike iseendast. Ja pea meeles, sinu roll on ääretult tähtis, sina oled maailma muutja läbi enda tegevuse just selles kohas, selles restoranis, sellel ajal, kus sa seda tegemas oled. Ja ma ütlen sulle ka miks. Sest Harvardi uurimused on tõestanud seda, et kui sina puutud kokku oma külalise või kliendiga ja sa mõjutad teda positiivselt, siis läbi tema sa mõjutad veel 4 inimest, ilma et sa oleksid nende 4 inimesega ise kokku puutunud. Mis tähendab jällegi seda, et kui sa oletame, et sa teenindad 20 inimest päeva jooksul, siis sa tegelikult mõjutad 100 inimese päeva ja see on teaduslik fakt. Nii et kõik sinu tegemised ja ka mitte tegemised jätavad igal juhul jälje ja see ei jäta jälge ainult sellele inimesele, kellele sa teed või tegemata jätsid, vaid see mõjutab ka veel lisaks sealt tulenevate inimestele. Nii et pane tähele, siinkohal on hästi oluline võtta vastutus oma rolli eest. Nüüd, mida see teenindaja roll sulle veel annab? Esiteks, ta kasvatab sind vaimselt ja füüsiliselt. 15 000 sammu päeva jooksul täis saada pole üldse mingi probleem. Mis tähendab seda, et ei pea trenni minema. Sulle makstakse selle eest, et sa teeksid trenni. Nii et võta see auga ja uhkusega vastu. Vaimselt oled sa stressikeskkonnas, mis aitab sul toime tulla iseendaga ja ei löö sind verest välja nii naljalt enam, sest sa oled harjunud pingeolukordades toime tulema ja maandatud ja emotsionaalselt tasakaalukaks jääma. Mis tähendab seda, et ennekõike jällegi sinu peale saab loota kriisihetkedel. Sa hakkad õppima lahenduste keskset eluviisi, mis tähendab seda, et sa ei otsi enam süüdlasi, vaid sa keskendud lahendustele. Sa õpid märkama inimesi, sa õpid üldse panema tähele, mis sinu ümber toimub. Sa õpid panema rõhku detailidele ja väikestele pisiasjadele. Sa õpid inimeste emotsioone lugema, sa õpid initsiatiivi näitama, sa õpid suhtlema, sa õpid müüma, mis tähendab seda, et sa räägid millestki kirglikult, mida sa väga armastad ja antud juhul on see sinu töö ja see, mida sa konkreetselt serveerid ja pakud. Ja loomulikult õpid sa ka meeskonnatööd ja õpid nii-öelda enda ülesandeid prioritiseerima ehk igal juhul sa õpid maksimaalselt palju enesejuhtimise kohta, mida sul läheb elus iga päev aina rohkem vaja. Nii et jõudu sulle selle tegemises. Aga et sa saaksid seda maksimaalselt hästi teha, meil on vaja seada teatavad printsiibid paika.
mina nüüd ütlen midagi häirivat mõnes võttes või siis natukene raputavat. Ma soovin, et sa unustaksid ära kõik, mida sa tead teenindamisest. Ma soovin, et sa unustaksid ära sellise rolli nagu teenindaja ja ma soovin, et sa unustaksid ära ka sellise nimetuse nagu klient. Ja miks ma soovin, et sa seda teeksid? See on sellepärast, et need terminid ei aita sul teha seda tööd viisil, mis tegelikult meie südames kuidagi tahab esile tulla ja mida meilt tegelikult oodatakse. Ameerikas Gallup uuringud on kaardistanud 80 miljonit inimest, kelle käest on nad küsinud, et mida nad siis oma teenindajalt tegelikult ootavad. Esimene asi, mida nad ootavad, on maksimaalne, kõik asjad, mida ta teeb maksimaalselt hästi. Mida see tähendab? Seda tähendab seda, et ta ootab, et sa oleksid professionaalne, teadlik ja oskaksid oma tööd tehnilisest vaatest väga hästi. Nii et see on igal juhul, sa pead õppima kõik asjad selgeks, mida see roll endas pädeb. Ehk see, mida sa pakud, võtted, kuidas sa seda tööd teed ja see on kõik sinu vastutus. Aga paraku see ei too eduelamusi selles kontekstis, et inimesed ei vaata sinu teenindust kui vau, kui hästi ja osavalt sa tööd teed, vaid see hoiab ära kõigest rahulolematust. Nüüd, kui sa tahad jätta mulje ja tahad tõesti puudutada inimesi pisut sügavamalt kohast, siis seda aitab teha sul külalislahkus, mis tähendab sinu kui noore inimese kirglik soov olla selle inimese päralt ja olla tema teenistuses. Nii kuidas seda maksimaalselt hästi teha, on vaja tulla tagasi midagi, mida sa juba raku tasandil tead. Klient on kauge ja emotsioonitu. Tal ei ole nime ega nägu, ta võib olla indiviid või võib olla firma, aga ta ei puuduta seda inimest ja tema multikompleksset olemust mitte kuidagi. Ta jääb kuidagi anonüümseks, ta jääb sinule kaugeks ja ka klient tajub, et sina jääd talle kaugeks. Klient eeldab klienditeenindust, aga mis asi on klienditeenindus? Mina 26 aasta jooksul ei ole õppinud selgeks, mis on hea klienditeenindus, sellepärast et igalühel on oma käsitlus sellest. Lisaks sa teenindad tõenäoliselt välismaalasi, kelle ootused klienditeenindusest võivad olla hoopis teistsugused. Nii et klienditeenindus on tegelikult kokku leppimata termin, teadmata täpselt, mis see siis on, millist klienditeenindust ma sulle pakkuma peaksin, see on minu jaoks müsteerium. Nüüd klienditeenindust saab pakkuda ainult üks inimene ja see on klienditeenindaja. Aga ma ei ole ju klienditeenindaja. Ma olen Rain Tunger. Täpselt nii, nagu ma olen sinu ees Rain Tunger, ma panen põlle ette ja ma olen ikka Rain Tunger. Ma ei muuda oma rolli mitte kellekski, et nüüd ma olen justkui teenindaja, teen mingit võltsnaeratust ja püüan mängida ja edendada mingit rolli. Seda ma inimesena või kliendina tegelikult ei soovi. Nii et pühime nüüd selle kõik eest ära. Ma annan sulle pisut parema sünonüümi. Ja nüüd ma palun, et sa paneksid korra silmad kinni. Pane silmad kinni ja kuula ühte sõna, mida ma ütlen ja vaata, mis tunne tekib. Kui sa panid silmad kinni, siis ma ütlen sulle sellised sõnad. Klient. Kliendid tulid. Klient on siin. Kliendid ootavad. Ja kui sa märkad, mis sinu sees tekkis, siis pane tähele ja pea meeles, mis oli see kogemus. Minu puhul tekkis väikene ärevus, tekkis mingisugune tung, et ma pean hakkama tegutsema ja natukene niisugune, pigem ongi nagu taustal niisugune ärevus. Aga nüüd ma palun, et sa paneksid silmad kinni uuesti ja kuulaksid ühte teist sünonüümi. Kui sul on silmad kinni, siis ma ütlen sulle külaline. Külalised tulid. Külalised on siin. Külalised ootavad. Külaline. Mis tunne nüüd tekkis? Minus tekkis tunne südame piirkonda soe tunne. Ma tajun seda teist inimest endale palju lähemal. Ja ma märkasin, et kuidagi ükskõik milline see inimene ka ei ole, siis varasemalt, kui ma suhtusin nendesse kui klienti, siis ma kippusin pisut ärev olema ja kippusin ka ärrituma, kui ma ei mõistnud kliendi tegevust. Sest Eesti inimene võib olla väga nõudlik ja teinekord ta ei oska ka kõige paremal viisil ennast väljendada, nii et siis kippusin võtma asju isiklikult. Aga nüüd, kus ma võtan vastu kuskilt sisimas klienti kui külalist, siis ma kuidagi vaatlen teda hoopis empaatiaga. Vaatan, et kes sind hammustas, kallis sõber, tule siia ja vaatame, kas me saame midagi teha.
Külaliste puhul on hästi oluline, et see assotsieerub meil millegi toredaga. Miks? Sellepärast, et külas olles me oleme aktsepteeritud sellisena, nagu oleme. Ja täpselt samamoodi oleme me külla minnes alati oodatud. Ja kas sa mäletad viimast korda, kui sa käisid restoranis, kus sa oled siiralt oodatud? Kui hea tunne see on ja kui eriliseks see teeb. Nüüd külaline ei eelda klienditeenindust, vaid ta eeldab külalislahkust. Ja külalislahkus on universaalne keel. Seda saab isegi teha ilma sõnadeta. Inimene, kes liigutab, näitab, palun astuge edasi. Kas ma võin teile vett pakkuda? Tahate istuda? Soovite patja selja taha? Kas te tunnete ennast hästi? Külalislahkus ei ole tehnika ega klienditeenindusstandard, vaid see on külalislahkuse aegumatud printsiibid, milleks on lahkus, avatus, abivalmidus, heatahtlikkus, paindlikkus ja ennekõike siira huvi tundmine ja hooliv suhtumine sellesse inimesse ilma hinnanguteta. Et sa märkaksid teda ja vaataksid teda kui fenomeni ja märkaksid teda kõige paremas. Nüüd külalislahkuse puhul, seda ma tean väga hästi, sest ma olen ju lapsest peale õppinud seda. Ma kujutan ette, et sa väikse lapsena märkasid, kui ema läks ukse peale vastu. Ta ei jäänud kunagi tuima näoga, ütles tere, mida teile, vaid ta alati näitas ennast ilmekalt, kulmud tõusid, naeratus. Ta märkas seda külalist ja ütles, nii suur rõõm on sind näha. Nii et see tekitabki hea tunde, et ma olen oodatud. Järgmiseks ta juhatab edasi, ta selgitab, kuidas siin territooriumil toimetada, mida me siin teeme, kuidas teeme. Siis ta vaatab, et oleks kõik sul hästi ja tore. Ja ainuke viis, kuidas teada saada, millist klienditeenindust või külalislahkust oma külalisele pakkuda, on seda huvi tundes sellelt inimeselt, keda sa parasjagu teenindad. Kas olete te siin esimest korda? Kas on teil, kui palju teil on aega? Kas ma saan teile kuidagi kasulik olla? Mismoodi ma saan teie jaoks kõige meeldivamalt kasulik olla? Ehk sa pigem läbi huvi tundmise saad teada, mis sellele külalisele kõige rohkem sobib. Nüüd külalislahkust saab pakkuda ainult mitte klienditeenindaja, vaid sina ise. Päris autentne sina. Mis tähendab seda, et kui sa edendad mingit rolli ja see ei ole autentne sina, siis kahjuks see tekitab umbusaldust. Nagu väikse lapsena sind võeti, sa vaatasid oma ema või isa ja kui sa küsisid ema, kas sul on kõik hästi ja ema on tegelikult ilmselgelt ärritunud, aga ütleb, ei, kõik on hästi, kallis, siis sa saad aru, et seal on midagi valesti. Emotsioon ja see, kuidas sa käitud, ei lähe kokku ja sa ei usalda teda. Samamoodi on külaliste puhul. Kui ta näeb, et sa tegelikult ei taha naeratada, aga sa võltsilt naeratad ja mängid mingit rolli, siis ta ei usalda sind ja sul pole võimalik teha lisamüüki ja sul ei ole võimalik ületada tema ootusi. Nii et jää iseendaks. Naeratada saab ka läbi silmade. Ma palun, et sa teeksid ühe asja vähemalt endale selgeks, mille vastu 80% täna teenindajatest eksib. Ja see on 4 asja. On silmside, teretamine, naeratamine ja tänamine. Viimane on nendest kõige olulisem. Minu andmetel on Tallinnas, juba ainuüksi Tallinnas on 1000 restorani. Mis tähendab seda, et kui ta on valinud sinu ukse, siis see on tohutu kingitus. Tunne selle eest tänulikkust, sest tänu temale saab see ettevõtte toimida, tänu temale on sinul sinu töö ja tänu temale on sul võimalik ise enda rollis kasvada ja saada paremaks inimeseks ja luua väärtust siia maailma. Nii et palun, leia enda südamesse tänulikkus, leia endale see viis, kuidas teha külalislahkust ja sa lähtud ainult nendest printsiipidest, mis igas olukorras alati toimib. See on lahkus, avatus, abivalmidus, paindlikkus, heatahtlikkus ja huvi tundmine. Ei vastuseid ei ole külalislahkuses, on vaid lahendused. Kahjuks mul seda pakkuda ei ole, aga mul on seda. Tavaliselt külalislahkuse puhul me ei vaidle, vaid me lahendame. Me ei tee etteheiteid, me teeme ettepanekuid. Ja kõik muu, mis aitab toetada seda, et me saaksime maksimaalselt hästi teha oma tööd ja nii, et maksimaalselt hästi tunneks ka meie külaline. Nii et siinkohal ma soovin, et sa peaksid meeles silmside, teretamine, tänamine ja naeratamine.
Ja lisaks sellele, et sa ei tegele mitte klienditeenindusega ja sa ei ole klienditeenindaja, vaid sina oled maailma muutja, kes muudab maailma paremaks paigaks läbi oma rolli ja seda tehes läbi külalislahkuse. Ja nüüd ma ütlen sulle, jagan sinuga ühte lugu, mille on kirjutanud kuulus kirjanik nimega Tolstoi ja tema räägib ühest kuningast, kes küsis 3 väga olulist küsimust. Millal on õige asi, millal on õige aeg midagi teha? Kes on üldse minu jaoks oluline, kellele ma oma aega peaksin pühendama? Ja mis on õige tegevus, et ma tean, et see on täpselt õige tegevus praegu? Ja need vastused olid hästi lihtsad. Kõige õigem aeg millegi tegemiseks on nüüd ja praegu. Kõige olulisem inimene sinu jaoks on selles hetkes see, kellega sa just praegu kokku puutud. Kas on sinu külaline, kolleeg või keegi teine. Ja 3. kõige olulisem tegevus, mida sa saad teha, on ole tema vastu lihtsalt lahke. Ja siinkohal ma soovin sulle edu sinu teekonnal. Tea, et sa oled varsti palju parem inimene, sest elu õpetab sind kõige paremal viisil ja ei ole lahedamat teekonda enesearendamiseks kui teenindaja. Seda ütlen ma oma isiklikust kogemusest. Tere, mina olen Jana Sasserinski, restoranide Moon ja 3 sibulat perenaine ning omanik. Minu teenindusteekond sai alguse tegelikult Tallinna teeninduskoolist, kus ma õppisin toitlustusteenindaja erialal. Ning sealt edasi liikusin ma erinevatesse Tallinna tuntud restoranidesse, saades sealt suurepärase stardipaku. Minu tänane teema on teenindaja esteetiline välimus ja hügieen. Esmalt räägin välimusest, mis on kõige esimene esmamulje, mida kõige alguses kohe klient näeb, kui ta tuleb uksest sisse ja teenindaja tuleb temale vastu. Siis tema välimus peab olema meeldivalt tagasihoidlik, mitte liiga silmatorkav, riided peavad olema puhtad, sirged, riigitud ja teenindaja võiks välja näha puhanuna. Mina alustaks oma rääkimist siis põhimõtteliselt pealaest jalad allani. Teenindaja on tervik. Et teenindaja välimuses hästi tähtis on kõigepealt nägu, tema juuksed, tema, naiste puhul kindlasti make-up, milline on tema jumestus, et see on piisavalt tagasihoidlik, et sa ei konkureeri kliendi make-upiga, kes on tulnud võib-olla sünnipäeva tähistama. Samamoodi peavad olema juuksed kindlasti hoolitsetud, ehk siis pestud, puhtad. Pikkade juuste puhul kindlasti see, et nad on kindlasti pandud patsi või seotud kuidagi nii, et nad ei ole lahtiselt. Samamoodi meesterahvastel juuksed peavad olema hoolitsetud. Meesterahvaste juuksed samamoodi peavad olema puhtad, kammitud, sätitud ja see soeng võiks olla ikkagi selline, et ta on nagu värske, et ta ei ole välja kasvanud, üle kõrvade kuidagi ei ripu ning samamoodi meestel on kindlasti ka teema on habe ja vuntsid, et ka nende eest on hoolitsetud, et need on trimmitud, lõigatud, et see näeb nagu jällegi selline, et sa oled enda eest hoolitsenud ja hoolt kandnud. Samuti teenindajate ehted, et kui sa neid kannad, siis need peaksid olema väga minimalistlikud, väikesed, mitte rippuvad, just kõrvarõngad. Üleliigne rõngastatus ei ole okei, samamoodi rippuvad igasugused ehted ei ole okei, neid me ei kanna ning samamoodi ei kanna ka selliseid uhkeid kuldseid käekelli või mingit sükest üleliigseid asju, mis jätavad kliendile jällegi vale mulje sinust või sinu finantsilisest tasemest. Liigume edasi käte juurde, mis minu meelest on väga tähtis teenindaja tööriist, ehk siis käed on sellised asjad, mida kindlasti kliendid märkavad ja näevad. Et ei tasu arvata, et nad on sul kuidagi seal märkmiku juures või selja taga, et klient neid ei näe. Et teenindaja käed peavad olema alati hoolitsetud. Küüned peavad olema lühikesed, maniküür peab olema minimalistlik, võimalikult naturaalne, läbipaistev küünelakk, prantsuse maniküül, võib-olla roosakas küünelakk. Samamoodi meesterahvastel peab olema tegelikult küüned alati lõigatud, käed hoolitsetud, et selliseid asju kliendid märkavad ning eriti siis, kui sa viid lauda toite, siis see on väga näha.
Edasi liigume riiete juurde. Enamasti iga toitlustusettevõte pakub oma töötajatele tööriideid. Töösärk käib seljas vaid ühe vahetuse. Ja riided peaksid alati olema triigitud ning sirged. Kliendi teenindaja ei tohiks olla oma riietuses liiga paljastav ja ei tohi ka konkureerida kliendi välimusega. Samamoodi on tähtis tegelikult tarbijakaitseseaduse kohaselt inimesele nimesilt. See peab olema nähtava koha peal ning loetav. Liigume riiete juurest jalanõude juurde. Jalad on sinu teine tööriist. Vaata, et sinu jalanõud oleksid ergonoomiliselt mugava tallaga ja hoiaksid sinu jalgu. Samuti jälgi, et sinu jalanõud oleksid puhtad ja seal ei ole märke eelmisest vahetusest ning samamoodi jalanõud kindlasti peavad olema teenindajatel suletud ninaga ehk siis kinnised. Isiklik hügieen. Teenindaja lõhnastatus. Lõhnastatud on lubatud ainult minimaalselt higipulgaga. Ei kasuta parfüüme, sest need parfüümid konkureerivad nii toidu kui veini aroomidega. Samuti nüüd, kui sinul on pahesid, et sa oled suitsetaja, siis peale suitsetamist alati veendu, et sa oled pesnud käed ning oled kasutanud suuvärskendajat. Siin ja millele ma kutsun ka alati üles, jälgi ka kaastöötajate hügieeni või üleüldist väljanägemust. Tee märkus, kui sa märkad, et kellegi riided on natukene kortsus või keegi natukene võib-olla lõhnab, siis ole julge, et see on meie kõigi ühises huvides, et ma ei usu, et keegi pahandab, kui sa mainid seda, et kuule, et tead, äkki sa kasutaksid korraks higipulka või mine vaata korraks, et kuidas sul praegu see olemine on. Teeninduslik välimus on see, mis loobki restoranis professionaalse, meeldiva ning asjaliku õhkkonna. Mina olen Kristjan Peaske. Restoranimaailmas olen töötanud veidikene üle 20 aasta, alustanud oma teekonda teenindajana, sealt edasi sommeleena, restoranijuhina ja juba üle 10 aasta on mul suur rõõm vedada ka oma söögikohti, milleks on täna Loore Bistroo ja Lee restoran. Ning nüüd me räägime teenindusteekonnast. Teenindusteekonna puhul algab see loomulikult sellest, kuidas külaline uksest sisse astub ja kuidas ta näeb ennast märgatuna. Meie eesmärgiks võiks olla teenindajana alati tegelikult jõuda ukseni juba enne külalist ja see naeratades avada. Elu on aga täis erinevaid momente ja see pruugi alati võimalik olla. Parimal juhul me saame talle alati avatud naeratusega vastu minna, kuid on loomulikult olukordi, kus me oleme lihtsalt lauas kinni ja me ei jõuagi selle külalisena sel hetkel, kui ta uksest sisse astub. Sel juhul parim, mida me teha saame, on siiski anda märku sellest, et me saame aru, et ta on uksest sisenenud. Me saame siiski tõsta pilgu, talle naeratada, noogutada, anda mõista, et me oleme kohe peatselt temaga. Ning kui me lauast vabaneme, siis juba minna temani. Et loomulikult kõigepealt kontrollida tema broneeringut, sealt edasi juba juhatada ka garderoobi ning lahkelt lauda istuma. Sedasi võiks alata üks mõnus kogemus restoranis. Kui me teenindusprotsess käib, siis on hästi oluline see, et me oskaksime ise oma kehakeelt jälgida. Ja tegelikult siin on hästi oluline soovitus, et jälgi ka oma töökaaslase kehakeelt ja aita tal olla peegliks hetkedel, kus ta on kuidagi kössi vajunud või ennast ära unustanud, sest tegelikult kõik koos me saame kasvada sellest tööst tugevamaks. Ja mida me siis peaksime oma kehakeele puhul jälgima? Esimene asi on tegelikult see, et siirus algab meie näost. Ja midagi ei ole teha. Naeratusel on teeninduses väga-väga oluline koht. Ja ärge tehke siit vale arusaamist, et see naeratus peaks kuidagi olema nii-öelda ebasõbralik või ameerikalik. Me kõik oskame teha seda siirast, sõbralikku, oodatud naeratust. Ja see on see, mida teenindaja oma igapäevaoskusena peab tõepoolest olema võimeline nii-öelda tööriietust selga pannes ka ette tooma olema. Sealt edasi naeratusega koos ilmselgelt tuleb ka meie kehahoiak ja teenindaja kehahoiak on sirge. Žestikuleerimine, nii nagu mina seda teen, on teenindaja poolt väga normaalne tegevus. Ma väga soovitan teil olla nii-öelda selles rütmis, nagu te oma igapäevases elus olete. Samal ajal oluline aspekt, mida jälgida, on see keemia oma külalisega. Mida mina soovitan teha, on heas mõttes oma külalise tunnetamine. Ehk siis, kui külaline on avatud suhtlemisega ja žestikuleerib palju, siis on seda mõistlik ka ise peegeldada sarnasena.
Kui aga külalised lauas istuvad pigem vaikses meeleolus, hästi rahulikus rütmis, siis hea teenindajana tegelikult me tunnetame ka nende rütmi selles ja proovime mitte neid enda liiga energeetilise olemisega segada. Mis on kindlasti oluline, on see, millise distantsi me oma külalistega sisse seame. Ja mida ma sellel silmas pean, on see, et meil kõigil on selline mugavustsoon, milleks loetakse enamasti 1 meetrist tsooni. Ja kui me oma külalise seda 1 meetrist tsooni ütleme otse välja rikkume ja sellesse sisse murrame, siis see võib paljude külaliste jaoks olla ääretult ebameeldiv. Seetõttu on hästi hea seda silmas pidada, et me külalistele nii-öelda lugusid rääkides ja ise nende juures olles ei poeks rohemale külje alla kui see 1 meeter. Jätame neile selle turvalise distantsi. Teeninduse juures on ääretult oluline sinu hääletoon. Siin ei ole midagi vaja üle mõelda, lihtsalt hoia hääletoon loomulikuna. Mida on hea jälgida, on see, milline on jällegi saali atmosfäär. Ehk siis ilmselgelt, kui saali atmosfäär läheb valjuks, inimesed on natukene lärmakad sinu ümber, siis on väga oluline, et sa tõstaksid ka oma hääled kõrgemaks, et sind oleks parem kuulda. Samas, kui pigem külalisi on vähe, seltskond on intiimne, siis on oluline ka seda oma häälega tunnetada, rääkida rahulikumalt, vaiksemalt ning olles kaasas selle meeleoluga, mis saalis valitseb. Silmside on teenindaja üks kõige olulisemaid aspekte, mida on väga oluline silmas pidada. Et ära karda luua silmsidet oma külalisega. See, kellele sa oma lugu räägid, leia ta lauas ülesse ning loo see silmside. Kui lauas on rohkem külalisi, siis sinu silmside on kui hea valuuta, leia silmsidet erinevate külalistega, kes lauas istuvad, sest sedasi lood sa selle erilise kontakti, mis sinu ja selle laua vahel valitseb läbi õhtu. Vaadates lihtsalt nii-öelda ähmast pilku kusagil laual, jätad sa väga ebakindla mulje, luues aga selle erilise silmside, mõjud sa enesekindla ja usaldusväärsena. Teenindusteekonna lõpule viimise puhul on väga oluline see, et meie kehakeel mõjuks läbi protsessi usutavalt. Ning oluline osa sellest kehakeelest on tegelikult meie tehnilised oskused. See, kuidas me veinipudelit avame, kuidas me šampanjat avame, millise liigutusega me jookeklaasi valame. Ja siinkohal saab mul olla sul ainult üks soovitus. Tee kuiva trenni enne seda, kui sa lauas tööle asud. Meil on võimalik enne teeninduspäeva tegelikult veinipudelid veega täita ning proovida lauas valamist. Me saame nuka taga proovida klaasiveinide avamist enne, kui me nendega lauda läheme. Me saame vahuveinipudeleid avada enne seda, kui teenindustsükkel algab. Seeläbi, kui me oleme neid protsesse käeliselt proovinud ja me tunneme ennast enesekindlalt, mõjume ka lauas oluliselt enesekindlamana. Kui vähegi võimalik, proovi enda selline esimene enesekindluse tase saada just nimelt neid protsesse katsetades ilma külalise kontaktita, sellepärast, et nii sa mõjud ise usaldusväärsemana, ei tekita endas neid ebamugavaid kohmetuid olukordi ning kõik teenindustsüklis laabub oluliselt paremini. Kui me oleme külalise vastu võtnud, siis loomulikult me juhatame ta lauda. Ja lauda jõudes on meie esimene ülesanne avada menüükaanet ning tutvustada oma külalisele meie tänaseid valikuid. Seda tehes pea silmas, et kui restoranis on mõned toidud selleks päevaks lõppenud, siis kõige parem hetk selle tutvustamiseks on just nimelt menüü tuletades. Mitte mängides seda mängu, et äkki külaline tellib toite, mis parasjagu lõppenud ei ole. Seda sellel põhjusel, et kui ta peaks nüüd selle toidu valima, mis meil lõppenud on, siis ilmselgelt on ta pettunud oma valikut tehes, kuuldes teenindajatelt, ta peab hakkama uuesti valikuid tegema. Menüü tuletades ole valmis vastama küsimustele, milliseid soovitusi sa teeksid. Heal teenindajal on alati soovitused. Kompetentsust ei näita see, et meie juures on kõik maitsev. Head kompetentsust näitab see, et sa oskad rääkida enda lemmikutest, külaliste lemmikutest, tajuda seal juures külalist ja võib-olla teha ka soovitusi sellest lähtuvalt. Ning seda menüü tuletades küsi kindlasti külaliselt veesoovi ning paku aperitiivi. Ning seda hästi tehes mitte lihtsalt aperitiivi, vaid küsi pigem otse, kas sa saad alustuseks pakkuda klaasikese šampanjat, võib-olla proseccot. Ning kui külaline alkoholi ei soovi, ole valmis tegema ka alkoholivaba valikuse soovitust. Ja ideaalis on see rohkem kui Auramahl või Coca-Cola, vaid sul on mõned alkoholivabad kokteilid, mida soovitada. Sa tead peast, millised alkoholivaba õllesid ja muid valikuid tee juures pakkuda on. Tellimust võttes on tegelikult väga oluline veel üks detail ja see on oma menüü tundmine allergiatest ja eridieetidest lähtuvalt.
Me peaksime teadma, milliseid toite, kuidas me saame muuta lähtuvalt sellest, millised on külalise vajadused lauas. Et me ei peaks kogu aeg edasi-tagasi köögivahet jooksma ja jätaksime seeläbi nii endast kui restoranis professionaalse mulje. Me peaksime teadma, millised on meie vegantoidud, millised on meie laktoosivabad toidud, millised toite saab teha laktoosivabaks, kuidas meie restoranis on gluteenivabade roogadega. Need on küsimused, mida me igapäevaselt kuuleme ning loomulikult vajavad lauas professionaalseid vastuseid. Restoranis liikumise flow on restoranis põhimõtteliselt sama oluline kui kehakeel. Mida me selle puhul peaksime silmas pidama? Esimene ja kõige lihtsam reegel on see, et külalisel meie majas on alati eesõigus. Mida see tähendab? Kui me teed ristuvad külalisega, ükskõik kui kiire meil oleks, siis meie aeglustame ja näitame külalisele, et palun, teie esimesena. Kui me liigume külalisega kahekesi koos ukse poole, siis samuti meie aeglustame ja palume külalisel enne uksest läbi minna, kui seda teeme meie. Ja oluline on silmas pidada, et ükskõik kui kiire meil seda tööd tehes on, siis me oleme eelkõige ikkagi siin selleks, et külalisi võõrustada ja ka nendel kõige kiirematel momentidel on oluline silmas pidada just seda, et kui külaline liigub, siis me anname temal teekonnale alati oma majas prioriteedi. Mis puudutab liikumisteekondi meie maja siseselt, kuidas me oma meeskonnaga käitume, siis üks väga oluline reegel on see, et meil ei ole selja taga silmi. Seeläbi, kui me oleme tööl näiteks kitsas baaris, liigume restorani köögis, olles kolleegi selja taga, on hästi kohane märkus öelda selja taga. Ja mida see selja taga tähendab? Tähendab seda, et inimesele, kes seisab sinu ees, ta oskab arvestada, et sina oled tema selja taga, ta ei tee liigutusi, mis võiksid teda tasakaalust välja ajada ning kogemata samale ei müksa ka sind olukorras, kus sina oled tema selja taga. See on osa sellisest ühisest viisakusest ja selleks, et oleks hea koos töötada. Restorani liikumise üks põhitõde on see, et meil on alati käed täis. Mida see sisuliselt tähendab, on see, et me teeme endast parima, et meil oleks tegevust lauda liikudes ja tegevust lauast ära liikudes. Ja see tähendab omakorda seda, et kui me läheme lauda näiteks serveerime klaasikest vett, jätame selle pudeli lauale, siis enne kui me lauast ära liigume, me vaatame kiirelt ümbritsevaid laudkondi, kas me saame midagi sealt ära koristada, kas me saame midagi kaasa võtta. Ja see võiks tähendada tegelikult vaatamist ka oma kolleegi järele heas mõttes natukene, sest et kui ma näen, et laudkond on lõpetanud, ma saan koristada teise laudkonna taldrikud, tehes selle käigu efektiivseks ja nii me aitame üksteist ja minul on hea töötada sinuga ja sinul on hea töötada minuga. Nii et see väikene reegel, proovides liikuda teenindussaalis, liigume ühele poole käed täis ja tagasi tulles, kui vähegi võimalik, võtame taaskord midagi kaasa. Ma tahaksin jagada sinuga ühte olulist oskust, mis käib minu silmis hea teenindajaga kaasas ja see on lugude rääkimise oskus. Mida ma sellele silmas pean? Ma pean silmas seda, et tegelikult lood on need, mis meid inimestena väga selgelt kõige rohkem mõjutavad ja tegelikult iga restoran on täis lugusid. Lugusid, kuidas restoran sündis, millised on toitude valmimise taustalood, millised on need ägedad veinid, mille taga on ägedad veinimeistrid, miks nad meie juures on. Ja sealt edasi isegi, et kui see külaline tahaks minna õhtul edasi kusagile ringile, siis kuhu ta minna võiks, aga mitte lihtsalt kuhu, vaid kuhu ta miks minna võiks. Ja see heas mõttes iga loo puhul, miks me midagi teeme ja selle jagamise oskus on hea teenindaja firmamärk. Proovi endaga kaasa tuua neid häid lugusid, mida sa saad külalistega jagada, sest et see toob kaasa selle kogemuse, mida me kõik kliendina tegelikult kogeda tahaksime. Ja loomulikult iga külalisteekond ühel hetkel leiab oma loomuliku lõpu. Külalised lõpetavad oma õhtusöögi ja seal on päris mitmed detailid, mida silmas pidada, et see külaskäik oleks ka selles lõpukogemuses hästi läbi viidud. Esimene osa on see, et märka, millal külaline võiks arvet soovida, ära kao ära. Ja nüüd, kui külaline on arvet küsinud, siis eriti kiirel õhtul on tegelikult lihtne jätta see arve lauda viimine selliseks kõige viimaseks tegevusteks oma prioriteetide seas, mis võib tähendada seda, et külaline ootab oma arvet rohkem, kui ta oodanud on. Ja paraku see on üks kõige kriitilisemaid vigu, mida teha, unustada oma külaline arve maksmise perioodis, sest et tegelikult kui külaline on oma mõttes juba õhtuga lõppu teinud, siis tahaks ta edasi liikuda.
ja hästi oluline on, et meie arvelauda viimine ja arveldamise protsess ei võtaks rohkem kui 5 minutit selle külalise ajast. Ja sealt edasi, kui külaline nüüd tõuseb püsti, liigub garderoobi, kui vähegi võimalik, lähme, anname talle seal abi. Ja kui ta nüüd garderoobist jõuab välisukseni, siis tegelikult on väga ilus, kui me selle välisukse talle ise alame, täname teda toreda külaskäigu eest ja soovime talle ilusat õhtut. Ma tooksin siinkohal aga veel välja selle, et väga tore on see, kui sa suudad selles protsessis jälgida mitte ainult neid külalisi, keda sina oma lauas teenindasid, vaid üldse majas toimuvat. Ehk siis, kui sa näed külalisi lahkumas ja need ei olnud need külalised, keda küll sina teenindasid, aga sa näed, et nad on liikumas, sina näed maja nägu igas olukorras. Täna ka neid külalisi külaskäigu eest ja soovi neile ilusat õhtut. Aitäh! Ja nüüd räägime teenindaja kõige suuremast abimehest, milleks on loomulikult kandik. See on midagi sellist, mida tihtipeale alguses kardetakse, sest teda natukene keerulisem käsitseda, aga ma soovitan selle töö endale võimalikult kiirelt selgeks teha, sest et elu muutub peale kandiku kasutamist niivõrd palju lihtsamaks. Alustame sellest, kuidas kandikut käes hoida. Klassikaline viis, kuidas seda tihtipeale teha tahaks, on selline, panen lamedale käele kandiku peale ja siis hoian teda külje pealt. Ja nii kaua, kui nüüd külje pealt hoian, on tegelikult kandik suhteliselt stabiilne. Aga probleem seisneb selles, et nii kui ma tahan siit kandiku pealt midagi võtta, siis ma lasen ta ju käest lahti ja sellise käe peal me kandikut tegelikult väga hästi kontrollida ei saa. Klassikaline võte kandiku hoidmiseks on pannes oma näpud ülesse, siia kandiku alla. Me tunnetame kandikut oma sõrmedega väga hästi ja suudame kandikut hoida stabiilsena. Selle hoiaku kõige suuremaks väljakutseks samal ajal on see, et mis seal salata, ta on füüsiliselt raske. Ma näitan teile siia ka ühte nii-öelda väikest häkki, mida meie oma majas kasutame selleks, et ühelt poolelt oleks hea tunnetus ja teisalt oleks ka rohkem jõudu ning see on hoides kätt selliselt, et kandik läheb pöidla peale ja näpud pöörduvad siia alla. Sel juhul võtab põhilise raskuse meil siit siiski käsi, aga näpud aitavad kandikut hoida ilusasti õigel joonel. Nüüd, kas kasutada sellist hoidmist või sellist hoidmist? Ma jätan selle sinu otsustada, aga ma kindlasti soovitan sul vältida kandiku hoidmist selliselt, sest nii on õnnetused kergelt tulema. Nii, aga kui meil on nüüd see kandik õiges hoides, mida me peaksime üldse arvestama selleks, et kandikuga tööd teha? Esimene ja kõige lihtsam reegel on see, et rasked esemed lähevad alati kandiku keskele. Need aitavad meil luua selle nii-öelda gravitatsioonijõu keskme, et kandik ei kalduks ümber. Ja selle on hästi lihtne näide. Võttes see veekarafin ja pannes seda keskele, moodustub selle kandikul väga hea ja ilus kese. Kui ma panen selle veekarafini siia, minu kandik läheb ümber. Ehk siis see on midagi, mida on hästi lihtne silmas pidada. Laua koristamise juures on tegelikult see meie peamine eesmärk. Leiame kõigepealt kõige raskema eseme ja paneme ta kandiku keskele. Kui me aga toite serveerime või jooke serveerime lauda, siis on meie väljakutse pöördvõrdeline. Ehk siis me oleme loomulikult pannud kõigepealt kõige raskema eseme siia kandikule ning selle me jätame kandikule ka kõige kauemaks. Sellepärast, et kui me eemaldame selle siit keskelt ja meil on midagi rasket näiteks siin kandiku osas, siis meie kandik läheb taas kord ümber. Ning kõige viimane ja kõige lihtsam soovitus sul midagi lauda ulatades on silmas pidada seda, et kui meil siin istub külaline, siis me kandikuga ilmselgelt ei saa talle liikuda selga, siit juhtub midagi ohtlikku. Ning kui me siit kandikult nüüd midagi võtame, siis lauda ulatades on väga oluline, et me suudame hoida kandikut endiselt kogu kõige nurga all, sest et tavalise liikumisega on hästi lihtne, et meil tuleb kaasa selline protsess ja siis loomulikult kõik kandikul läheb ümber. Ehk siis, kui me lauda midagi serveerime, jätame võimalusel alati kõige raskema eseme kõige viimaseks kandikule ja lauda asju ulatades jälgime seda, et meie kandik samal ajal on alati õiges positsioonis ning meie kandik ei lähe kunagi külalisel liiga lähedale. Kandikuga töötamine on tegelikult väga lihtne. Tuleb lihtsalt need mõned põhitõed endale selgeks teha. Jõudu tööle!
kandiku kohalt on veel üks tore reegel ja see on see, et kandikut ei toetata lauale. Sest et mis seal salata, kui ma serveerin kohvi niimoodi külalisele, näeb see kena välja, ja kui ma serveerin seda kohvi niimoodi oma külalisele, siis see nii hea välja ei näe. Ning samal ajal ma lisan siia juurde ka selle aspekti, et kui nüüd neid laudu koristame, siis üks võimalus on meil hoida seda kandikut ilusti käes, panna asju kandikule ja see näeb tehniliselt ilus välja. Alternatiiv on panna kandik keset lauda ja hakata siia peale asju kuhjama. Jällegi see ei näe väga hea välja ja seeläbi tegelikult nii-öelda teenindusetiketis see lubatud ei ole. Mis on veel hea, kui te koristate hoides kandikut ühel käel, on see, et see paratamatult õpetab seda kandikut kogu aeg kogenult kasutama ning sellest saab meile järjest parem sõber. Teine minu teema, millest ma vestlen, on lastega perede teenindamine. Pered tegelikult ootavad kõige enam, kui nad käivad väljas söömas, lihtsalt peresõbralikku teenindust. Kõige tähtsam lauas on laps või lapsed. Happy baby, happy parents, lähtes sellisest põhimõttest. Ehk siis, kui on tulemas uksest sisse perekond, kellel on lapsed, väiksed, suured, vaata, kas suudad nendele leida mingi ruumikama laua, kus on rohkem ruumi, et sellepärast, et lapsed on kindlasti liikuvad. Edasi vaata, kas on tarvidus lastetooli järele, siis leia see. Samuti, kui nendel on lastevanker, siis ole juba teadlik, kus saab hoida lastevankrit. Et kas seda saab hoida kuskil hoovis, kas seda saab kuskile taha poole viia, et see ei segaks kliente ja ei segaks ka teie teenindust. Samuti ole teadlik, kus saab last mähkida. Et tihtilugu see on WC-des, lisalaud, klapiga laud, kus saab selle tegevuse vanem kenasti ära toimetada. Teine tähtis punkt peredega lauas on tegelikult kiirus. Kui sa lähed lauda, juba neid vastu võtma, joogitellimust võtma, proovi vaata, kas sa saad juba kättega laste söögitellimuse. Tihti laste menüüd ei ole pikad. Seal on 4-5 toitu, sa tead neid peast, sa oskad selle perele ära jutustada ja võib-olla sa saad ka laste toidu tellimuse kätte samaaegselt, kui sa saad täiskasvanute joogitellimuse. Kui tegemist on teismelisega, siis täpsusta, kas ta soovib tellida tavamenüüst või ta soovib samuti tellida lastemenüüst. Siis võib-olla selgita juurde, kui suur on portsjon, et kas ta vajab äkki siis hoopis toppertportsjoni. Kui restoran pakub nüüd oma toidu kõrvale leibasaia, mina ütlen siinkohal, et alati täpsusta laste vanematega, kas tohib leibasaia lauda tuua, sest on vanemaid, kellele see sobib, sest lapsed on väga näljased ja see võtab nagu nende emotsioonid kohe allapoole, aga on ka lapsevanemad, kes ei luba selle tõttu, et pärast siis laps ei söö seda lastetoitu. Kui sa oled saanud kätte lastetoidu tellimuse, siis liigu edasi. Vaata, kas teil on restoranis joonistustarbed, vii need lauda. Kui teil on ka mänguasju, võid mõned mänguasjad viia või siis viita kohale, kus teil asuvad mänguasjad. Kui sa viid lastele lauda süüa ja juua, siin on hästi tähtis nüüd ohutus. Lastele vii alati jook madalas klaasis, te mingil juhul kunagi jalaga klaasis. Samuti, kui sa viid lauda nüüd toidu, siis ära pane seda väikse lapse ette, sest toit on tihti kuum ja väike laps kipub seda haarama ja ta võib selle kuuma toidu endale peale tõmmata. Et pane see natukene, ütleme 30 centimeetrit kaugemale ja siis alati kindlasti maini ära see, et tegemist on kuuma toiduga. Vii koos laste toiduga laudaga sobiv söögiriist. Kui tegemist on väiksema lapsega, võta teelusikas. Kui on natuke suurema lapsega, siis võta kas salatikahvel või koogikahvel. Ning kui lapsed on oma toidu lõpetanud, siis korista see koheselt. Ära jää ootama, kui ülejäänud laud lõpetab, sest lapsed kipuvad ikkagi neid nõusid enda peale tõmbama. Üks tähtis punkt, millele ma tahan tähelepanu juhtida, on üle lapse teenindamine. See ei ole mitte kunagi lubatud, sest see on väga ohtlik, sest asjad, mida sa kas viid lauda või võtad lauast, võivad kukkuda lapse peale. Hea teenindaja teeb alati, mis jäätised on köögis. Et kui sa lähed lauda, siis ole juba sellistest asjadest alati teadlik, mida pakkuda. Kui lapsed on nüüd ulakad, juhtub ikka nii, et lapsed kipuvad jooksma, lapsed kipuvad peenikesemaid hääli tegema, kilkama, võib-olla isegi jalanõudega diivanite peal käima. Et sellistel juhtudel jää alati professionaalseks ja rahulikuks. Ära mine vanemaid korrale kutsuma, vaid ise lasku lastega nii-öelda nagu vestlusesse,
Kükita tema tasemele ja ütle, et miks see on ohtlik, et miks restoranis ei tohi tegelikult joosta, sest ta võib ju sinule otsa joosta, sinu toidud võivad tema peale kukkuda, samuti see segab teisi külastajaid. Et lapsed on tegelikult väga mõistlikud ja kui võõras inimene tuleb neile nagu rahulikult seda ütlema, siis nad tegelikult seda kuulevad palju paremini, kui nende vanemad neid korrale kutsuvad. Pakkudes peredele meeldejäävaid restorani kogemusi, siis tegelikult läbi selle me julgustame neid alati tagasi tulema ja tegelikult pered on väga tänulikud kliendid, et kui nendel on juba esmakordselt väga positiivne kogemus, nad kindlasti tulevad tagasi, nad tulevad tähistama oma perekondlikke sündmusi, pulmi, juubeleid, mida iganes. Tere, minu nimi on Mattias Põld. Mina vastutan Siigur restoranide personali ja uute inimeste vastuvõtmise ja koolitamise eest. Räägime tellimuse vastuvõtmisest lauas. Enne lauda minemist kontrolli, kas sul on kaasas märkmik ja kirjutusvahend. Kirjuta paberi nurgale laua number ja suhtluskeel ning lauaplaan. Lauas olles kuula tähelepanelikult, mida külaline sulle räägib. Proovi vastata igale küsimusele, mis tekib ja kui ka ei ole vastust küsimusele, siis vabanda, tunnista, et sa ei tea ning luba, et sa otsid võimalikult kiiresti vastuse. Tellimust vastu võttes on väga oluline kasutada lühikesi märksõnu. Selle asemel, et kirjutada välja veise sisefilee punase veiniga astmes, küpsusastmel medium pluss, kirjuta lihtsalt veis ja märk pluss. Püüa laudkonna tellimust vastu võtta loogilises järjekorras, liikudes ühe inimese juures teise juurde, näiteks päripäeva, lõpetades ühe inimese tellimuse vastuvõtmise ja alles seejärel liigu järgmise juurde, kui vähegi võimalik. Korda alati külalisele vastu tema tellimust, et ei tekiks hiljem segadusi. Kui külalised tellivad lauas eri arvu käike, näiteks külaline 1 eelroa ja pearoa ning külaline 2 ainult pearoa, siis on sinu ülesanne välja selgitada, kas neile sobib, kui sa tood kõigepealt ainult eelroa ja siis mõlemale koos pearoa. Suuremate laudade puhul on väga oluline, et tellimus on märgitud paberile istumisplaani järgi. Siis ei teki hiljem küsimusi, kes mida tellis. Lauda minnes pead olema enesekindel, et oskad vastata kõikidele küsimustele, mis võivad puudutada menüüd. Oluline on, et sa tead, mis allergeenid on mis toitudes ja mis toite annab teha ilma kindlate allergeenideta, näiteks gluteenivabalt või laktoosivabalt. Räägime toidu serveerimisest. Esimesena peaks lauda jõudma vesi, seejärel aperitiiv, sai või leib ning seejärel vein. Järgneb esimene käik. Enne selle serveerimist veendu, kas külalistel on veinipokaalid täis ja kas neil on olemas kõik vajalikud söögiriistad. Söögiriistade käitlemisel hoiad kinni vaid selleks ette nähtud osast, et käed ei puutuks kokku söömiseks mõeldud osadega. Toitude lauda serveerimist alusta alati naisterahvastest ning liigu edasi päripäeva ja seejärel aseta toidud ette meestele. Külalisele toidu ja joogi serveerimisel vali selleks kõige mugavam nurk nii enda kui külalise positsioonilt. Ole kindel, et külaline, kelle ette oled midagi asetamas, on sind märganud, et välistada kokkupõrkeid. Ära kunagi serveeri külalise toitu üle pea.
serveerimisel ära kunagi jää kliendi poole seljaga. Kui tegemist on 4 lauaga, siis serveeri toidud kas kahekaupa või otsi mõni kolleeg appi, et saaksite terve laua korraga ära teenindada. Kui laudkonnal oli toidu tellimisel mõni erisoov, näiteks küpsusaste või allergia, siis toidu serveerimisel korda see kindlasti üle. Kui terve laudkond on lõpetanud söömise, tuleb taldrikud ära korjata enda kätte. Taldrikuid ei tohi asetada lauale ega kuhjata neid üksteise peale külalise ees. Näitan, kuidas nõusid laualt ära koristada. Esimesena naistelt, seejärel meestelt, nagu serveerimiselgi. Kasuta 3 taldriku süsteemi, noad paiguta kahvlite alla, et nad taldrikult maha ei libiseks. Enne pearoa lauda jõudmist on oluline jälle üle kontrollida, kas külalisel on veinipokaal täis ja kas kõik vajalikud söögiriistad on olemas. Vajadusel näiteks ka eririistad nagu steiginoad. Kui külalised on lõpetanud pearoa söömise, koristatakse laualt kõik üleliigsed asjad. Jäetakse reeglina ainult veeklaas ja kasutusel olev joogiklaas. Deserti tellitakse restoranis enamasti pärast pearoa lõpetamist. Väga oluline on siinjuures juurde küsida, kas soovitakse ka kohvi või desertveini ning millal neid jooke serveerida. Etiketi kohaselt serveeritakse kohvi ja digestiv pärast deserdi söömist, kuigi enamus inimesed tahavad neid juua ka deserdi juurde. Näitan teile, kuidas käsitleda taldrikuid. Esiteks on oluline, et ei paneks näppu taldriku keskele, vaid võtate alati taldriku servast. Mitme taldriku puhul aseta pöial taldriku peale, väike sõrm hoia üleval ja 3 keskmist sõrme hoia taldriku all. Järgmine taldrik toeta käe varrele ja 2 näpule ja 3. taldriku võtad teise kätte. Seda on näiteks väga hea harjutada kuivade hernestega, et kuidas hoida tasakaalu. Mina olen Kristjan Peaske ja nüüd räägime veinide ja vahuveinide serveerimisest. Alustame vahuveinist. Vahuveini puhul on meil 2 võimalust kõigepealt selle anumana, kuhu me ta serveerime. Kas klassikaline veiniklaas, ja see on saanud väga populaarseks, inimesed tegelikult eelistavad veini juua just nimelt tavalisest veiniklaasist, või siis pigem klassikaline vahuveiniklaas. Ja miks ma sellest alustuseks räägin, on see, et teil võib olla ka oma restoranis juba välja kujunenud võtteviis, mida vahuveinide puhul teha, aga kui teil on valikus 2 erinevat klaasi, siis on mõistlik külaliselt juba tellimust saades küsida, kas nad eelistavad seda tarbida vahuveiniklaasist või valgeveiniklaasist, et tuua lauda juba enne serveerimist need klaasid, mis vastavad külalise ootusele. Siit edasi, kui me liigume lauda, siis on meil mõistlik ette valmistada kohe küüler. Küüler on siis selleks, et meie vahuvein oleks külm. Ja küülari juures on meil siis oluline, et see oleks täidetud lihtsalt ainult jääga, vaid siin sees oleks ka vett. Ja vesi on oluline selleks, et meie pudel oleks külma keskkonnas paremini, muidu jää oleks ju ainult pudeli põhjas. Mõistlik on võtta küüler juba koos pudeliga lauda kaasa, et vältida edasi-tagasi käimist. Ning kui me lauda jõuame, siis me kuivatame pudeli ja presenteerime pudelit külalisele tema vasakult poolt. Pudelit presenteeritakse siis laua peremehele, kes ühtlasi veini tellis. Ning kui me pudelit presenteerime, siis on mõistlik öelda uuesti üle, millega on tegu. Et vältida seda segadust, kus me kuulsime võib-olla valesti ja külaline mõtles hoopis teist jooki. Ning lauaks ütleksin ma selle joogi kohta siis, et tegu on umeessu kaavaga penedesest, mille nimeks on territ. Ning kui ma olen külaliselt saanud kinnituse, et me võime seda vahuveini serveerida, jätkan ma avamisega. Vahuveini on alati kõige mugavam avada laual,
kuid loomulikult ei saa me seda teha külalise laual. Seda me saame ainult sel juhul teha nii, kui meil on laua kõrval olemas ka serveerimislaud, mis pigem on väga väikene tõenäosus. Seeläbi me räägime sellest, kuidas vahuveini avada käes, sest et see on see olukord, mis meid tavapäraselt söögikoha sees ootab. Siinkohal on hästi oluline silmas pidada seda, et pudeli käsitsemine peaks olema kogu aeg nii-öelda meie kehast eemal. Ehk siis vahetevahel tahetakse jalga võtta oma jalg, võib-olla siit mõni muu kehaosa. See ei ole see, kuidas me seda tegema peaksime. Peaksime pudelit alati käsitsema nii, et see on meie käes. Ja avamise juures on siis oluline, et me kasutaksime kõigepealt kapsli eemaldamiseks veiniavajat. Nuga läheb siia kapsli alla, ümber pudelit mitte keerutades. Ja nüüd eemaldame selle. Ning see läheb meil taskusse. Kui meil see on tehtud, saame ka veiniavaja panna taskusse ja siit edasi asume avama pudelit. Selleks paneme pudeli oma pöidla alla ning keerame lahti metallse osa võrgu. Me võime seda tugevalt pöidlaga kinni, et juhul kui meie pudel on loksutada saanud, siis ei lendaks kork minema. Ning seejärel võtame me korgist kinni, keerame pudelit ühes suunas ja kui tunneme, et kork hakkab omal jõul välja pressima, võime seda pöidlaga tagasi. Selleks, et meil ei tekiks suurt heli pudeli avamisel. Ja kui meil on kork pudelilt eemaldatud, siis me saame korki nuusutada. Lihtsalt selleks, et nuusutada ega korgil ei ole mõnda imelikku lõhna. Kui kork lõhnab halvasti, viitab see korgi peale ja seeläbi võib veinil olla probleem. Kui kork lõhnab väga halvasti, siis minu soovitus on öelda külalisele, et vabandust, veinil tundub olevat väikene viga, ma kutsun kogenuma kolleegi, kes vaatab veini üle ning seejärel me anname kohe teile pakkuda. Kogenum kolleeg oskab öelda, kas veiniga on kõik hästi peale proovimist. Ja loomulikult, kui kõik on hästi, saame jätkata serveerimisega. Juhul kui ei ole, siis lihtsalt toome uue pudeli. Nii, aga nüüd me oleme seda korki nuusutanud ja me paneme selle ühtlasi ka laua peremehele inspekteerimiseks. Ühtlasi pühime enne serveerimist pudeli suu oma servetiga ning anname vahuveini proovida laua peremehele. Ning kui tema on selle heaks kiitnud, jätkame serveerimisega lauas teistele külalistele. Laua peremees saab alati vahuveini kõige viimasena. Hästi oluline jälgida seda, et kui pudel on tellitud suurema laudkonna poolt, peab seda jätkuma kõigile. Sinu väljakutseks on kindlasti laudkonnad, mis on suuremad kui 5 külalist ning tellimus on kõigest 1 pudel. Minu esimene siiras soovitus sel juhul on kohe pakkuda lauda 2 pudelit, et külalised saaksid mõnusad klaasitäied. Kui nad siiski aga soovivad just nimelt ühe erilise pudeli tellida, mida nad kõik jagavad, siis sinu kui teenindaja heas mõttes ülesandeks on see, et sa ei valaks ühtegi klaasi liiga palju, et sul jätkuks ka laua peremehele sama palju, kui sa vahepeal seda vahuveini serveerinud oled. Ja vahuveini valamise juures on hästi oluline silmas pidada seda, et me valame vahuveini ühtlase aeglase joana. Seda selleks, et meil ei oleks liiga suur vahutavus siin klaasis ja see protsess näeks ilus välja. Ideaalis me kordagi valamist ei katkesta sinnamaani, kuni me oleme klaasi täitnud õiges koguses. Ja kõige lõpus teeme me väikese liigutuse, mis siis aitab tilgal vabaneda klaasist, et see kukuks otse. Ja seejärel, kui me oleme serveerimise lõpetanud, läheb meie vahuvein tagasi küülerisse ja sinna peale kelneri rätik. Teenindaja väga oluliseks abimeheks veini serveerimisel on kelneri rätik. Ja seda siis 2 põhjusel. Esiteks, kui me midagi võtame küülarist, võimaldab see meil pudeli kuivatada, kuid veelgi olulisem, veini valades tekib pudelile alati väikene tilgakene, mille me saame selle kelnerrätikuga pühkida, et see ei tilguks meil nii endale kui külalisele peale. Nüüd kelnerrätiku hoidmiseks on 2 erinevat varianti. Väga klassikaline variant on hoida teda siin käel niimoodi uhkelt. Minu jaoks on see natukene võib-olla liiga palju, juhul kui meil ei ole tegu väga peene restoraniga ja minu soe soovitus on kelnerrätiku kasutamiseks selline, et me voldime ta 2 korda kokku ja hoiame teda oma nimetissõrmel. Sel juhul see kelnerrätik on kogu aeg meiega kaasas ja ta on selline vahetu tööriist, millega saab vahepeal pühkida, vahepeal midagi on ta lihtsalt kaadrist ära, aga ta ei sega meid. Nii et hästi käsitletav kelnerrätik on sellisena, kui ta on meil topelt voldituna ümber nimetussõrme. Veini serveerimisel võib külaline paluda teil seda veini kas dekanteerida või aereerida. Ja nüüd räägimegi nendest 2 asjast natukene lähemalt.
Põhimõtteliselt tähendab mõlemal juhul see veini serveerimist dekantrisse. Aereerimise puhul tähendab see seda, et me teame, et veinis ei ole sadet ning me saame seda teha ilma küünlata. Dekanteerimise puhul me kasutame küünalt selleks, et näha, kas veinis on ka sadet, et seda mitte dekantrisse valada ja sealt hiljem külalisele. Lihtsalt kokkuvõttes tegelikult külaline väga harva küsib meilt aereerimist, pigem ta küsib dekanteerimist. See aereerimise tõde on sinu kui teenindaja kätes. Teades, et veinis ei ole sadet, võime me küünla jätta kõrvale. Kui me ei ole kindlad, siis on meie küünal alati vajalik dekanteerimisprotsessi käigus, et näha, kas veinist tuleb sadet või mitte. Aga miks me seda üldse teeme? Miks me valame veini ühest pudelist dekantrisse? Selleks on tegelikult siis erinevad põhjused. Esimene põhjus võibki peituda selles samas märgitud sademes. Ehk siis, kui meil on tegu vana pikalt hoitud veiniga või hoopis filtreerimata veiniga, mõlemal juhul on suure tõenäosusega veinis sade. Ja selleks, et me saaksime sellest sademest lahti ja see satuks külalise klaasi, me valame selle ümber dekantrisse, küünlaleegi kohal, et lõpetada dekanteerimine sel hetkel, kui sade liigub ümber dekantrisse. Aga teiseks põhjuseks, ja see nüüd on just nimelt see sõna aereerimine, see toob endaga kaasa selle, et vein kokkupuutes hapnikuga hakkab kiiremini arenema. Me piltlikult öeldes võimendame seda küpsemist, mis muidu toimub pudelis korgi all kordades kiiremini. Kui te küsite minu käest, kas me saame selle aereerimise tagajärjel veini sellisena nagu näiteks 5 või 10 aastat küpsemist pudelis, siis paraku mitte. Aga see nii-öelda ohter kokkupuude hapnikuga avab veini oluliselt paremini ja võib öelda, et neid veine, mis aereerimise käigus kehvemaks muutuksid, on pigem vähe. Et tegelikult ma võin isegi soovitada, et kui sul restoranis aega on, sa võid alati pakkuda, et mis te arvate sellest, et ma dekanteeriksin või aereeriksin teie punase veini, see võimaldab ka sinul saada paremini kontakti selle dekanteerimise protsessi. Aga läheme nüüd asja juurde. Oleme külaliselt saanud soovi meie veini dekanteerida. Meil on loomulikult tarvis selleks dekantrit, avajat ja küünalt. Ning esimesena süütame me küünla. Küünla süütamise puhul on oluline meeles pidada seda, et kui me seda tikku kustutame, siis seda ei ole viisakas mitte ära kuhuda, vaid see kustutatakse ära selliselt. Ning tikk peaks minema siis näiteks tagurpidi meie tikudoosi. Enne dekanteerimist tegelikult on oluline see, et üldse saada kinnitus oma külaliselt, kas valitud vein on õige. Ja selleks tuleks minna lauda ja laua peremehele vasakult poolt tutvustada veini. Käesoleva veini puhul on tegu siis Bodega San Cristoforo Amarantoga Sangiovese viinamarjast aastakäigust 2018. Saades külaliselt heakskiidu, saame me jätkata veinipudeli avamisega. Ja nüüd näitan ma, kuidas avada veinpudelit ainult käest, sellepärast et see on see olukord, mis meid tegelikult restoranis kõige rohkem ümbritseb. Ja selleks on oluline nüüd, et me taaskord ei kasutaks oma keha ega jalgu pudeli hoidmiseks, me hoiame seda lihtsalt käes ja pudeli avamine algab kapsli eemaldamisega. Kapsli eemaldamiseks siis teeme siit ääre alt lõike ümber pudeli. Oluline on see, et me ei keeruta mitte pudelit, vaid liigutame oma nuga. Ja seejärel teeme kriipsu siit poolt ja eemaldame selle kapsli. Kui me selle oleme teinud, puhastame oma korgi ning asume siis veini avama. Selleks kõigepealt teeme torkega lükkame selle korgitseri siia sisse ja seejärel keerame asudes veendume selles, et korgitser hakkab jooksma pudelisse paralleelselt korgiga. Oluline on korgitseri mitte korgist läbi keerata, sest sellega me toome nii-öelda puru veini sisse. Ja avamiseks on meil siis selle avajal nii-öelda 2 erinevat astet. Esimesena kasutame seda esimest, nüüd tõstame korgitseri kõrgemale ja teeme siit teise osa. Ja kui meil hakkab kork peaaegu väljuma, siis kõige ilusam liigutus korgi eemaldamiseks on kasutada servietti. Seejärel me nuusutame korki, veendume, et sellel ei ole ühtegi ebameeldivat lõhna, eemaldame korgi ning
kui kork on eemaldatud, siis paneme selle laua peremehele. Ja seejärel jätkame dekanteerimisega. Kõigepealt puhastame pudeli suudme, valame natukene veini endale klaasi, nuusutame veini, et veenduda, et veiniga on kõik korras. Oluline on see, et me ei pistaks oma nina sügavale siia klaasi seda tehes. Ja nüüd valame selle väikese koguse siia dekanterisse, et see dekanter selle veiniga loputada. See on selleks, et võib-olla on siin natukene halbu maitseid pesemisvahenditest, kindlasti on see dekanter meil lihtsalt seisnud. Me saame anda külalisele parima elamuse sellest veinist. Ja selle tilga valame me siia klaasi tagasi. Ja see on ühtlasi ka selles osas boonuseks, see võimaldab meil teenindajana maitsta seda veini, mida me külalisele serveerime. Kui ma seda veini proovin, siis ma alati keeran niimoodi viisakalt selja külalistele. Nii, suurepärane vein. Ja nüüd ma alustan dekanteerimisega. Seda tehes, kui vähegi võimalik, soovin ma hoida avatud silmsidet oma külalistega, et nad näevad, mida ma teen. Ja nüüd ma rahulikult ja aeglaselt valan selle veini küünlaleegi kohal siia dekantrisse. Ja samal ajal, kui ma seda teen, see küünlaleeg siit alt valgustab minu pudelit. Ja sellel valgusel on see põhjus, et ma näeksin, kas siit veinist hakkab ühel hetkel tulema sadet või ei hakka. Ja kui tuleb sadet, siis ma lõpetan kohe dekanteerimise. Dekanteerimise ajal on oluline, et pudeli suu ei puutuks vastu dekantrit. Nii. Meie tänases veinis sadet ei ole ja seeläbi on tegu rohkem aereerimisprotsessiga, me saame kogu pudeliklaasi siia dekantrisse ümber valada. Kui meil on dekanteerimine lõpetatud, siis esimene võimalus lauda jõudes on meil võimalik loomulikult lauaperemest kiita ägeda veinivaliku puhul. Me oleme ise ka selle maitsetega nüüd tuttavaks saanud. Ja seejärel me anname lauaperemehele veini maitsta ning peale seda valame veini kõigile külalistele. Ja kui me seda veini valame, siis on hästi oluline teha seda ühtlase rahuliku joana. Kui me soovite, siis me võime toetada seda dekantrit siit alt, aga hästi ilus võte on õppida lihtsalt hoida dekantrit alt põhjast. See ei ole üldse raske. Lõpus, nagu pudelitki natukene keerates, me lõpetame jooksva joa ja pühime selle siis rätikuga. Ja sedasi me siis nii dekanteerime, kui aereerime punaseid veine. Lõpetuseks lihtsalt lisan ka seda, et ärge üllatuge, kui külalised paluvad teil dekanteerida kas šampanjat või valget veini, sest ka neid saab täpselt samadel põhjustel dekanteerida. Protsess täpselt samasugune. Jõudu, aitäh! Esiteks, ära hakka kunagi külalisega vaidlema, vaid täna tagasiside eest, vabanda ja proovi võimalikult kiiresti leida parim lahendus. Olukorras, kus külaline leiab oma toidust eseme, mis sinna ei tohiks kuuluda, näiteks juuksekarva, tuleb toit koheselt asendada ja vajadusel arvelt eemaldada. Kui külalisel endal on juhtunud õnnetus, siis oodatakse teenindaja kiiret abi. Kui näiteks klaas on läinud ümber, siis puhasta võimalikult kiiresti laud ja lohuta külalist, et kõik on hästi. Juhul kui õnnetus juhtub sinul, siis vabanda ja selgita, et proovid võimalikult kiiresti olukorra lahendada. Kui pead lauast eemalduma, siis teavita ka klienti, et oled kohe teel tagasi. Kui seejärel on suhted lauaga rikutud, siis võimalusel anna laud üle teisele teenindajale.
Purunenud klaasi puhul ära kunagi mine lauda koristama paljaste kätega. Kasuta selleks kas kühvlitarja või lappi ja abitaldrikut. Põranda puhul samamoodi kühvelhari. Enamus restoranidel on purunenud nõude ja pokaalide jaoks kindel kogumiskoht. Väga oluline on, et klaasprügi ei panda kokku olmeprügiga, sest kui keegi hakkab seda prügikotti hiljem tõstma, võib ta ennast sellega tõsiselt vigastada. Ilus on külalist diskreetselt teavitada, et ei tekiks lauas olukorda, kus külaline võib häbi tunda. Juhul, kui kontol pole piisavalt vahendeid, konsulteeri oma ülemusega, kuidas edasi käituda. Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus kaarditerminalid ei tööta. Sel juhul tuleb kindlasti külalisi ette teavitada, et nad teaksid sellega arvestada. Kui külalised selgelt segavad teisi laudkondi, tuleb neid sellest teavitada, eriti kui käitumine ei ole restoranis sobilik. Kui teavitamisest pole abi, siis konsulteeri oma otsese juhiga, kuidas edasi käituda. Kui külalised käituvad sinu vastu ahistavalt, siis teavita sellest koheselt oma otsest ülemust ja võimalusel anna laud üle teisele teenindajale. Esimese asjana vabanda ja proovi leida võimalikult lähedases tulevikus uus broneeringu aeg. Kui samaks päevaks või õhtuks pole seda võimalik teha, siis lähtu oma maja sisemisest poliitikast, kuidas korvata seda külalisele. Ja kui külaline on nõus, siis tee talle järgmiseks päevaks uus broneering. Olukorras, kus külaline hoiab sind lauas kinni kiirel ajal, tuleks vabandada, pakkuda neile veel mõtlemise aega ja lubada, et naasete esimesel võimalusel. Arvete eraldamisel tuleks esmalt tutvuda restorani sisepoliitikaga. Küsi julgelt suuremate laudade puhul kohe alguses, kas nad soovivad arvet eraldi või kokku ja kui oled korrektselt märkmeid teinud, on pärast arvet väga lihtne lahku lüüa. Tervist! Minu nimi on Ville Ehe ja mina räägin sulle, kuidas hoida oma vaimset tervist. Ise olen tegelenud sellega üle 30 aasta ja ka teistele õpetanud seda juba paarkümmend aastat. Olen seotud restoranidega F-hoone, Ülo ja Pegasus, kus ma oma kolleegidele olen jaganud oma praktilisi kogemusi ja teadmisi vaimsest tervisest. Täna teen seda sinule. Kas ka sinul on olnud olukordi, kus sa näiteks õhtul ei saa magama jääda, sest pea on mõtteid täis? Või siis mõni päev, kus ei tunne ennast hästi ja justkui ükski asi sellel päeval ei suju? Või siis näiteks mõni klient valab ennast sinu peale välja ja sa võtad seda kohutavalt isiklikult ja peale seda on raske ennast kontrollida. See ei pea nii olema. Sa võid olla oluliselt rahulikum, kontrollida oma käitumist oluliselt paremini. Aga seda on vaja õppida. Õppida nii nagu kõike muud. Meil on kõigil paremaid ja halvemaid aegu, aga seda kõike on võimalik muuta. Lihtsalt elu lihtsamaks teha, nii et sellised situatsioonid meie olukordi ja käitumist niivõrd palju ei mõjutaks. Kuidas seda siis teha? Vajalikud tegevused vaimse tervise tõstmiseks jagaks ma 2. Üks osa tegevusi on sellised, mida sa võiksid integreerida oma igapäevaellu nii, et neist tekivad harjumused. Ja teine osa on siis see, et kuidas harjutada käituma konkreetses keerulises situatsioonis selliselt, et sa jääksid rahulikumaks ja sa situatsiooni paremini kontrolliks. Räägime kõigepealt lihtsamast osast. Kuidas saaks oma vaimset tervist nagu tausta mõttes ette valmistada? Kõige lihtsam on seda teha oma füüsilise keha kaudu. Ehk siis puhata piisavalt. Viimased teadusuuringud ütlevad, et ka täiskasvanud inimesed peaksid magama 7,5 tundi, mitte vähem. Lisaks puhkusele on vaja keha liigutada. Tuleta meelde oma vana lemmikspordiala või mingi muu liikumisharjumus, mis sul kunagi juba lapsepõlvest ilmselt olemas on ja kasuta seda. Liiguta oma keha piisavalt, et ta ennast hästi tunneks. Järgmisena jälgi oma toitumist.
kui sa oled juba 30-ndates või rohkem, siis ilmselt oled sa juba avastanud, et teatud toidud sobivad sinu kehale paremini kui teistele ja vastupidi. On toiduained, mis sulle väga hästi ei sobi. Leia isegi praeguses maailma situatsioonis, kus endised teadlased vaidlevad selle üle, milline on kõige parem dieet igale inimesele ja muide suure tõenäosusega sellist kõigile sobivat dieeti niikuinii ei olegi, siis leia endale sobiv toitumisviis ja hoia sellest kinni. Lihtsalt söö vähem neid asju, mida sa tead, mis su kehale hästi ei mõju ja pigem siis toida oma keha kvaliteetse toiduga. Järgmine asi on vedelikud. Meie keha heaoluks on vajalik vesi. Me oleme veepõhised olendid. Ja janu kustutamiseks ei sobi ükski teine vedelik paremini kui vesi. Ei ole see morss, ei ole see limonad, veel vähem alkohol või siis tee või kohvi. Ehk siis anna oma kehale piisavalt vett ja sa võid avastada, kuidas su keha hakkab sind tänama. Ja kindlasti peaks vältima keha jaoks ka mürke. Ja mürgid on väga lai mõiste alates keskkonnast, mõnes mõttes linnakeskkonnas me ei saa sellega midagi teha, aga pigem need mürke, mida me oleme harjunud tarbima sellises väikses koguses, mida ma siinkohal ei nimeta, aga isegi kui sa oled harjunud nende kaudu lõõgastuma, siis proovi pidada piiri kogustega. Ehk siis mürkide vältimine. Ja viimaseks, mida sa saad ka ettevalmistuses teha, on leia endale, me täna siin käime mõned neist ka läbi, aga leia endale mingi isiklik tööriista komplekt, kuidas mõjutada oma vaimset tervist. Kas need on hingamisharjutused, millest sa kindlasti oled midagi kuulnud, võib-olla mõnda ka proovinud, kas need on mõtlusharjutused või meditatsioonid, mida sa kunagi kuskil koolitusel oled proovinud ja tegelikult tuli täitsa hästi välja, või need on mingid konkreetsed teema meditatsioonid, vahet ei ole. See võib olla ka mingi äpp, näiteks Headspace või mõni muu äpp, mis toetab su igapäevast sellist rutiinset vaimse tervisega tegelemist. Igal juhul leia endale sobiv viis, et rutiinselt, igapäevaselt või vähemalt iganädalaselt teha midagigi, mis siis toetab sinu vaimset tervist. See on väga erandlik tegevus, enamus inimese maailmas seda ei tee, kuid sellest on kindlasti kasu. Sa juba paari nädalaga saad aru, kuidas see sind toetab ja aitab. Igasuguse vaimse seisundi kontrolli mõttes on selline ettevalmistus, mida ma just rääkisin, nagu uni, piisav puhkamine, keha liigutamine, mürkide vältimine, keha hea toitumine, piisava vee joomine on niisugune hea eeldus. Aga lisaks sellele keerulisemas situatsioonides kipub ikkagi juhtuma, et konkreetselt selles situatsioonis kontroll kaob. Sa võib-olla samastud mõne emotsiooniga või mõni sundmõte, mis sul seoses selle situatsiooniga pähe jääb, segab sinu normaalset käitumist ja mõjutab seda negatiivselt. Mida nendega siis teha? Esiteks, täna ma võib-olla annaks 2 sellist lihtsat tehnikat, millest üks võib-olla sobib siis ettevalmistuseks ja üks siis konkreetselt situatsiooni ohjamiseks. Ettevalmistuseks on üks tehnika, mis sobib puhkuse süvendamiseks. Ehk siis selle sama teemaga, mida ma juba nimetasin, enamus inimesi maailmas tegelikult ei suuda piisavalt puhata öösel, ehk siis tavaliselt selle põhjus on see, et nad ei jää piisavalt kiiresti magama. Ehk siis vähkrevad vahel minuteid, vahel tunde. Mis sellega teha? Mina soovitan vahetult enne magama jäämist esiteks loomulikult vältida igasugused nutiseadmeid, seepärast et see on selline eeltegevus. Nutiseadmete liiga külm valgus tekitab läbi silmade meie kehale tunda, nagu tegu oleks varahommikuse päikesega ja seetõttu see pärsib melatoniini eritumist, mistõttu sa ei jää magama. Aga seda oled sa ilmselt juba kuulnud. Aga mida nüüd teha siis voodis juba olles, siis mina soovitan võtta liikumatu asend selili ja teha üks lihtne harjutus, mis tegelikult aitab magama jääda. Ja see harjutus on üks selline harjutus, mida kasutasid budistlike kloostrite mungad aastatuhandeid tagasi. Samal eesmärgil. Ehk see on numbrite lugemise harjutus selliselt, et sa mõttes omaenda häälega, ilma välja hääldamata, loed numbreid 1 numbri sekundis, alustades 1 ja liikudes ülespoole. Näitena siis 1, 2, 3,
niimoodi rahulikus, ühtlases tempos. Ja samal ajal, kuna see tegevus on rutiinne igav, siis samal ajal sa jälgid, kas nende numbrite nimetamise vahele tuleb mõni mõte. Need mõtted tulevad tavaliselt kas pildina või helina. Ja kui sa avastad, et näiteks peale ühte tuleb mõte Nõmme harjutus või miks ma juba magama ei jää või mis mind homme hommikul ees ootab, mis on tavaliselt need mõtted, mis magama ei lase, siis karistad ennast sellega, et alustad numbrite lugemist otsast peale. Ehk siis see võiks välja näha umbes niimoodi. Jääd rahulikult lamama, paned silmad kinni, hakkad lugema mõttes 1, 2, 3, OJ 4. See OJ oli mõte, mis tuli 3 ja 4 vahele. Nüüd alustad otsast peale. 1, 2, ma ei viitsi. See ei viitsi oli sinu mõte. Hakkad otsast peale. 1, 2. Oot, mis kell ma pidin ärkama? Hakkad otsast peale. 1, 2. Ehk iga kord, kui tuleb mõte numbrite vahele, hakkad otsast peale lugema. Ja selline rutiinne tegevus võib sind väsitada. Kui sa ka selles tegevuses nüüd väsid, siis juhtub üks väga hea asi. Sa jääd magama, sest see rutiinne tegevus, monotoonne tegevus väsitab iseenesest. Kui sa ka magama ei jää, siis suure tõenäosusega juhtub see, et ühel päeval avastad, et sa loed põhimõtteliselt numbrid 1 ja 2 pidevalt, sest sa avastad oma mõtteid aina rohkem ja rohkem. Ja see ei ole üldse halb. Mõtted ei tule juurde, vaid sinu eristamisvõime mõtete osas hoopis kasvab. Ehk sa õpid oma mõtteid paremini kuulma ja need ettekujutuspilte paremini nägema. Ja see on igapäeva tegevuseks väga hea ja kasulik tegevus. Ja nüüd, kui sa selles harjutuses edened, siis ma ennustan, et ühel hetkel sa jõuad 10-ni ja ühel hetkel sa jõuad võib-olla isegi 100-ni. Ja kui sa jõuad 100-ni, ilma et sul ühegi numbri vahele ühtegi mõtet õhtul ei tuleks, siis oled sa oma mõtete absoluutne valdaja. Mina ei ole 100-ni jõudnud, aga ma koperdan seal kuskil nende 10 vahel ja ma olen seda harjutust teinud aastaid, aga juba on sellest väga-väga palju kasu sellest harjutusest. Nii et see oli siis üks harjutus, mõtete lugemine, et siis mõtetes numbrite lugemine, üks number 1 sekundis, vahetult enne magama jäämist, selleks, et kas kiiremini uinuda või siis harjutada teadlikkust mõtete suunal. Nüüd teine harjutus, mida ma sulle soovitaks teha, on siis konkreetselt töösituatsioonis harjutus, siis kui sa tunned, et lained hakkavad pea kohal kokku lööma. Ehk võib-olla sul oli kohe hommikust peale halb päev, võib-olla oli hommikul täitsa hästi kõik, aga nüüd keegi ütles sulle mingi kriitilise kommentaari näiteks või klient valas välja oma emotsiooni sinu peale, kuigi sa tead, et sa ei olnud süüdi ja ilmselt kliendil oli endal üldse halb päev, ta lihtsalt selle kandis sulle üle, tal oli nii lihtsam, siis selliseid situatsioone võib meil kõigil juhtuda. Mis siis siin teha? Nüüd juhul, kui sa oled piisavalt teinud kõiki neid teisi tegevusi, millest ma juba rääkisin, siis sul ilmselt on juba natukene parem kontroll sellise situatsiooni üle ja tõenäosus, et sa siin plahvatad või ennast kontrollida ei suuda või midagi halba vastu ütled kliendile või siis tekib sellest üldse mingi ärevus või paanika, on suhteliselt väikse tõenäosusega. Aga kui see ikkagi peaks tekkima hakkama, siis või sa tunned ennast ebamugavalt, tunned siin kehas näiteks emotsioone ja sul tekivad pähe mõtted näiteks, et sulle see töö ei sobi, ma ei saa selliste situatsioonidega hakkama, siis ma soovitan teha hästi lihtne tehnika. Esiteks, püüa eemalduda sellest keskkonnast. Lepi vahetuse vanema või kolleegiga kokku, et sa võtad 3 minutit isiklikku aega. Lähed kuhugi kohta, kus sind keegi ei sega, kas või nurga taha, kui see on väga selline liikumistihe koht või siis mingisse ruumi või siis näiteks kas või tualetti üksinda. Ja seal jääd liikumatuks rahulikult, kas või püsti, pane silmad kinni ja püüa hästi sügavalt hingata, samal ajal jälgides oma keha liikumist hingamise tõttu. Ehk siis avasta, et sisse hingamisel kõht ja rind paisuvad, tunne seda, kuidas nad paisuvad ja välja hingamisel avasta, kuidas kõht ja rind mõlemad järgemööda vajuvad sissepoole. Ehk tunneta siis seda hingamise tunnet oma kõhus või rinnapiirkonnas, vahet ei ole, aga keskendu tunde peale. Ja
aeglane tähendab siin seda, et sissehingamine ja väljahingamine sama pikkusega vähemalt 4 sekundit. Võimalusel, kui sa oled seda juba harjutanud, sa võid seda sekundite arvu sisse ja väljahingamisel tõsta isegi kuni 12-ni, aga esimesel korral see kindlasti nii pikalt välja ei tule. Mida sügavamalt ja mida pikemad need siis sisse-väljahingamised on, seda paremini see harjutus toimub. Ja selle harjutuse mõju on see, et sa tuled uuesti kohale, ehk sa saad uuesti kontakti oma kehaga ja see hingamine iseenesest rahustab sinu seda tõusvat emotsioonide tulva. Ja juba 2-3 minuti pärast võid sa tunda, et sa oled palju paremas seisus kui enne. Nüüd, kui sa seda harjutust teed nagu piisavalt, näiteks sa võid seda ka ju kodus teha või iga kord, kui selline ebameeldiv tunne tekib, siis sa võid avastada, et sa ei pea enam eemalduma, vaid ühel hetkel oled sa juba nii osav, et sa tood selle harjutuse igapäevaellu ehk igapäevasituatsioonidesse. Ehk sa võid seda harjutust teha rahulikult samal ajal, kui sa kuulad seda emotsionaalset tulva, mis sinu peale tuleb näiteks kliendi või kolleegi või ülemuse poolt. Sa tunned, et sinul tekib mingi emotsioon ja nüüd sa lihtsalt hakkad rahulikult hingama, samal ajal kuulad, mis sulle räägitakse, aga samal ajal tunnetad ka oma keha liikumist selle rahuliku hingamise ajal. Ja sa võid avastada, et sa mitte kunagi ei plahvata, sa ei vihasta siis enam, sa ei ütle midagi sellist, mida sa pead pärast kahetsema, ehk sa ei pea pärast tegelema oma emotsioonide poolt segaduse koristamisega. See oleks siis selline harjutus, mis sobib igapäevaellu, igapäevasituatsiooni. Mõned mõtted, mis võivad sind igapäevaelus aidata, mis mind on väga palju aidanud. Näiteks ära võta kunagi midagi liiga isiklikult. Et see on üks põhiline põhjus, miks me ärritume, kuna me võtame kõik kommentaarid, igasugused asjad, mis meie kohta öeldakse, liiga enda sisse, liiga isiklikult. Kui sa oled endaga heas suhtes, sa tead, kes sa oled enesekindel, sa oled õppinud ennast armastama sellisena, nagu sa oled, ehk siis leppinud endaga sellisena, nagu sa oled, siis sa ei peaks võtma ühtki kommentaari väljaspoolt isiklikult. Jah, see võib-olla käib mingi situatsiooni kohta, mida sa just praegu tegid, aga see ei ole kunagi kogu aeg selline, pole kunagi olnud. Aga igasugune kommentaari isiklikult võtmine tähendab seda, et sinu alateadus justkui püüab sulle jätta mulje, nagu sa oledki sees, oledki kogu aeg olnud ja jääd igavesti selliseks. Kui sa vaatad teadlikult seda sama olukorda, siis sa saad aru, et see ei ole nii. Sa võisid siin situatsioonis eksida, mis tõttu keegi arvab, et sa oled selline, aga see oli ainult üks kord. Võib-olla see isegi kordub, aga see ei tähenda, et sa jääd igavesti selliseks. Ära võta asju liiga isiklikult. Isiklikke asju tegelikult ei ole olemas. Teine oluline asi, mida ma tahaks sulle öelda, on see, et kõik olukorrad, kõik situatsioonid elus on meie õppimise tee. See on meie kool ehk elukool. Mida keerulisem on situatsioon, mida pingelisem, seda paremad ja väärtuslikumad õppetunnid selles peidus on. Oluline on siin keskenduda just nendele õppetundidele, mida ma siit sellest keerulisest situatsioonist kaasa võtan. Enamus inimesi seda teadmata või sellist suhtumist omamata teevad selle vea, et keskenduvad kehvadele emotsioonidele, mida nad tunnevad, mis mõtted pähe tulid, mis kõik halvasti läks, mis valesti oli. Aga kui me keskendume elule kui õppeteele ja keskendume keerulises situatsioonides just nende õpimomentidele, siis meil hakkab tekkima selline suhtumine rasketesse olukordadesse kui kõige parematesse õppetundidesse. Ja võib-olla sa ei suuda seda suhtumist hoida igas situatsioonis, aga kui sa kas või tagantjärgi mingites situatsioonides avastad need õppimise kohad ja saad aru, et jah, vot sellest konkreetsest situatsioonist ma tõesti õppisin väga palju, kuigi oli väga valus, siis hakkavad asjad juba muutuma. Kolmas oluline asi, mida ma ütleks, on see, et ainuke, keda või mida me siin maailmas muuta saame, oled sina ise. Meil on tunne, et me peaksime mõjutama teisi inimesi käituma nii, nagu meile meeldib ja meile sobib ja nad teevad vigu ja nad peaksid hakkama õigesti käituma, siis see kõik on illusioon. Ainuke, mida sa saad mõjutada siin maailmas, oled sina. Ehk siis ainuke, mida sa saad teha selleks, et teised muutuksid, on muuta ennast.
see tundub natukene utoopiline plaan, aga tegelikult see toimib nii. Sest kui sa muudad ennast, kas või näiteks nende harjutuste kaudu, mida me täna rääkisime sellega, et sa teatud situatsioonidest enam vanamoodi ei käitu, siis tegelikult oled sa muutunud oma suhtumist ümbritsevasse ja see mõjutab kõiki teisi inimesi sinu ümber, sinu kolleege, sinu ülemusi, sinu kliente ja ka nemad hakkavad muutuma. Nii ainuke võimalus maailma mõjutada on iseenda kaudu, mitte otseselt teisi. Ja kui me selle selgeks saame, muutub elu oluliselt lihtsamaks. Ehk kogu tähelepanu, kõik kriitika, igasugused parandusettepanekud pöörduvad sinu enda suunas. Kui ma vähegi midagi sellega teen, ehk siis iseendaga, siis muutub ka maailm paremaks. Ja lõpetuseks tahaks ma sind õnnitleda. Sa oled valinud ühe parima töö maailmas selleks, et areneda. Miks? Sest areng toimub alati läbi suhete teiste inimestega ja mida rohkem erinevate inimestega sa oma elus kohtud, seda paremini ja kiiremini sa arened. Millise tööga puutud sa kokku veel rohkem erinevate inimestega, kas klientide, kolleegide, ülemuste, alluvate kaudu, kui selles, mida sina plaanid tegema hakata. Jõudu sulle selleks!